Ja tere tulemast alateadvustoitumine kaal väljakutsele. Mina olen Triinu ja minuga on koos Svea, kellega me siis teeme seda ägedat asja. Kõigepealt teeme sellist asja, et te võite kõik kaamerad kinni panna ja tuleme kõigepealt kohale. Tuleme kohale, sest see ongi see koht, et kus me tegelikult inimestena oleme kogu aeg endast väljas. Selles mõttes oma energiast niimoodi me ei ole kohal. Sest et me tuleme töölt ja me oleme kohtunud inimestega ja see tähendab seda, et meie energia jääb kuhugi sinna päeva lõpus, kus meil tegelikult tuleks iga päev see energia sealt koju kutsuda. Ja teeme siin ühe väikse praktika. Ja see tähendab seda, et pane silmad kinni ja hakka hingama. Suu kaudu sisse, nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Tee sellist rahulikku hingamist, et sa tuleksid siia ja su keha hakkab lõõgastuma ja lõdvestuma. Kõik päeva jooksul pinged hakkavad energiast maha kukkuma. Ehk siis kujutad ette, et sinu jalataldadest ulatuvad juured maakera tuumani. Ja mööda seda läheb kõik vana energia, mis sa oled päeva jooksul endasse korjanud, hakkab läbi jalataldade sinu kehast, kõik sinu emotsionaalsest kehast, mentaalsest kehast, lihtsalt liikuma maakera tuuma. Ja kui sa oled kasvatanud juured, siis nad lähevad mööda juurdi alla mööda kuni maakera tuumani, sest emake maa tahab seda energiat väga, väga tahab, nii et luba täielikult ja samal ajal hinga. Ja samal ajal kõik see, mis välja läheb, see võib minna läbi suu kaudu, läbi jalataldade kaudu, kõik see energia, kõik see vana energia, mida sa oled enda kanda võtnud, lihtsalt kukub ära. Sul on see võime lahti lasta kõigest, mis sind enam ei teeni. Lihtsalt hinga ja lase rõõmuga lahti. Ja samal ajal tule kohale iseenda südamesse. Et sa ei oleks seal mõtet ega tööl, ega poes, ega kuskil kohas, kus sa ei peaks olema, sest sa oled praegust tulnud siia kuulama. Siis on hea, kui sa tuled kohalollu. Nii et kõik see vana energia läheb muudkui aga maakera tuuma. Ja lõõgastuvad sinu kaelasooned, häälepaelad, hingelihas, kõik lõõgastuvad, alaselg, kõht, puusad, põlved, kõik lõõgastuvad. Nii et sa saad rahulikult tulla kohale. Ja kui see vana energia on ära läinud, siis põrgata tagasi oma juured südamesse. Nii et sa tead, et sul on juured tagasi tulnud ja sealt tuli ka kaasa veel uus emakese maa energia, nii et sa tunned kohe, et uus energia tuli südamesse, sest me inimestena saame võtta energiat maa seest, nii et võta julgelt. Ja sa tunned kohe, et sul on ühendust emakese maaga ja kroontsakra tee lahti ja tõmba valgus sisse oma südamest. Nii et sa tunned kohe, kas sa võtad selle valguse universumist või kuidas sa tahad nimetada loojalt või algallikast. Ükstakõik, kus sa tahad nimetada, tõmba see valgus samamoodi südamesse. Nii et sul oleks ka ühendus universumiga. Kuidas sa tahad nimetada? Sul on oluline see, et sa oled tasakaalus ja sul on ühendus maaga ja taevaga. Või ühendus emakese maaga ja universumiga, nii kuidas sina ise seda nimetad. Oluline on see koht, et sa tuled oma südamesse, nii et sa tunned kohe. Ja hinga. Ja sa võid teha veel kõhu hingamist. Nii et sa hingad ja siis su kõht tõuseb ja siis lased välja, nii et su kõht läheb samamoodi kohe sissepoole. Proovi seda samamoodi teha. Ja see lõõgastab ja lõdvestab sinu keha ära, närvisüsteemi ära, nii et sa kohe saad olla siin avatud meelega, sest on infot, mis võib-olla on sulle võõras, aga sa võtad seda vastu, aksepteerid, sest see ongi kasvamise koht. Nii et hakka tunnetama oma selgroogu, kukalt ja sabakonti ja võid teha lahti silmad, oled siin ja kohal.
ja saad kuulata meiega loengut. Nii, ma loodan, et mõni tukkuma ei jäänud, sest et kui me neid asju teeme, siis tegelikult keha tahab väga lõõgastuda ja lõdvestuda, keha tahab väga olla selles mõttes pingevabas kohas. Ja siis me võime tukkuma jääda, see on ka igati okei. Aga kui sa oled nüüd üles ärganud, siis räägime sulle alateadvusest, toitumisest ja kaalust. Nii, selleks, et olla terve, sale, heas vormis, on vaja muuta oma eluviisi ja mõtteviisi. Kui sina otsid muutust ja lahendust, siis me jagame sulle täna alateadvuses olevaid takistusi ja alateadlikke programme, mis siis tegelikult on kaalu taga, aga sa ei pruugi sellest üldse aru saadagi. Pea meeles, et sina ise vastutad oma tervise eest. Nii, kes me oleme? Mina olen Triinu Jaaksoo ja olen siis alateadvuse ümberprogrammeerija, ärevuse ja depressiooni mentor. Ma olen ülitundlik ja ma teen seda tööd tänu iseenda elu raskustele, kuhu ma sattusin 10 aastat tagasi. Ja see tähendas minu jaoks seda, et ma olin sellises kohas, kus mul polnud elujõudu ja ja ma lihtsalt tahtsin väga teada saada, et miks inimestel on sellised olukorrad ja miks need on sellised õppetunnid. Ja siis oli mul ärevus ja siis oli mul depressioon, mul olid kõiksugused asjad, kilpnääre. Ja mind väga huvitasid nagu need asjad, sest kõik tuleb meie seest, mis on minu sees valesti, et ma olen sellises olukorras. Ma väga tahtsin teada, see oli minu jaoks nagu käivitas täielikult selle koha, et ma tahan teada, sest ma olen väga uudishimulik ja mind väga huvitavad, kui sellised olukorrad elus tulevad, et mis ma valesti olen teinud, sest ma oma arust olin väga tubli. Ma töötasin mitmel erineval kohal, mul on 2 last ja ma kogu aeg toimetasin, olin hästi selles mõttes suures tegevuses ja ma tegin kõike oma arust õigesti, aga millegipärast näitas minu keha märke, et midagi on väga valesti. Ja see pani mind tegelema enesearenguga, sest et kui ma olin käinud 10 aastat mööda arste ja mööda erinevaid teraapiaid, siis mina muutusi ei saanud. Ja ma olin endiselt 2016 raskemas olukorras kui siis, kui ma sain diagnoosi 2006. Ja siis juba avanesid minule uued uksed. Ja nendest ustest nüüd olen ma läbi läinud, õppinud erinevaid tehnikaid, aru saanud, miks meil on sellised asjad ja tänu sellele ma siis saan sulle jagada neid eluväärtusi, mida ma kõigest teada sain. Nii, tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Svea Aruväli ja mina olen toitumisterapeut. Olen lõpetanud Anneli Sootsi tervisekooli toitumisnõustaja erialal ja olen lõpetanud ka Anneli Sootsi tervisekooli toitumisterapeudi eriala. Hetkel õpin edasi siis toitumisterapeudi jätkuõppel. Ja kõik see maailm, mis on seotud toitumisega, mind väga huvitab. Eriti hakkas ta mind huvitama siis, kui mul sündis minu teine laps ja hakkas see aeg, kui nad hakkavad lisatoitu saama. Ja siis oli minu jaoks eesmärk, ma olin juba nii palju nii-öelda ise arenenud, et ma sain aru, et toit on see, mis paneb meie immuunsusele, meie tervisele väga hea põhja ja et õigesti toituda ja et oma lapsele hea põhi tagada, siis hakkasin rohkem uurima toitumise kohta. Ja see on tõesti väga huvitav maailm. Et meie siis Triinuga koostöös saame aidata
muuta enda mõttemaailma, sest et kõik, mis toitumisega on seotud mõttemaailma poolt, on ka väga huvitav ja täiesti tasub süvenemist ja teiselt poolt siis see tervislik toitumine, teadlik toitumine, et meie immuunsus oleks tugev, et meid ei ohustaks haigused või et me saaksime neid endast kaugemale hoida, et siis see toitumise osa on ka oluline. Ehk siis meie see vaimne maailm annab soodsa pinnase sellele, et me valiksime teha häid valikuid oma keha jaoks. Et see on kooskõla. Et olen ise sellega palju ka maadelnud, olen seda uurinud ja see on selline asi, et kui saab paika asjad peas, siis saavad paika ka asjad kehas. Aga see võib olla pikk teekond tegelikult. Innustan kõiki seda teekonda ette võtma, sest et hiljem on palju mõnusam olla. Me saame olla kauem tervemad, me ei pea olema kuskil hooldekodudes, haiged ja saame näiteks oma lastega, lastelastega, laste-laste-lastega koos aktiivselt tegutseda, mis on ju väga tore. Nii, mul jäi veel siin ütlemata, et tänu siis selle kõigele, mida ma siis nagu õppinud olen, siis ma kasutan oma töös siis erinevaid tööriistu. Kasutan FFT ehk siis on samamoodi emotsioonide vabastamise tehnika ja hologrammtehnikat, siis mis siis hologramm on juba selles mõttes selline tehnika, siis kui ütleme niimoodi, et kui inimene ei saa aru, mis tema sees toimub, et tal näiteks pole eluenergiat või tal valutab käsi, jalg või on südames valud, mis iganes, siis keha annab märku. Ja hologrammtehnika on siis selline nagu täpime siis sinna energiasse, eks on nagu kirurgia, ütleme niimoodi, siis me hakkame uurima, mis on alateadvusesse salvestunud, et mida see keha nagu annab märku. Sest kuna mina olen ülitundlik, see tähendab minu jaoks seda, et minu keha räägib kogu aeg. Tund aega tagasi andis ta mulle samamoodi sõnumi, mis mul tuli ennem vabastada, enne kui ma saaksin siia ekraanile tulla. Ja see on minu jaoks normaalne, sellepärast et ta annab mulle märku, ma kuulan teda ja ma saan selle asja kohe lahendada. Aga siin ongi nüüd see koht, mida me tahame teile jagada, et keha kuulamine on üks hästi oluline asi. Nii, läheme siis edasi. Nii, ehk siis see, mida me siin kokku oleme pannud, on siis kuuajaline programm, kus me siis tegelikult hakkamegi siis tegema tööd alateadvusega ja siis samal ajal hakkame hoolitsema oma keha eest ja armastama oma keha. Ja kuu aega, kui sa oled meiega, alustame me siis vee joomisega. Iga hommiku teeme kehale venitusi, harjutusi ja liigume. Eks see tähendab tegelikult seda, et see kuu aega sa saad tegelikult täiesti uued teadmised ja ma annan sulle tegelikult need teadmised, mis on minu igapäevased tegevused nüüd. Ehk siis, et kui minu vana mina oli keskendunud, elustiil oli täiesti teine, ehk siis kohe jagan sulle, sellest ma räägin veel, ehk siis alateadvuse jõud. Ehk siis meil on meie elu segavad meie ellujäämismustrid. Ja see tähendabki tegelikult seda, et kui sina hakkad oma keha kuulama, ehk siis kui sa veel ei kuule, siis kindlasti me hakkame seda sulle nagu jagama, kuidas keha kuulata, sest et keha räägib sulle kogu aeg. Ja see tähendab seda, et kogu aeg tulevad päästikud ülesse ja sul on vaja õppida neid kuulama ja vabastama. Meie alateadvus on nagu Pandora laegas, sest tegelikult kõik, mis on sinu alateadvuses, kõik see juhib inimest. Sellepärast olin ka mina sellises olukorras, et mul polnud elujõudu, sest alateadvuses olid valed programmid. Nad ei olnud kooskõlas eluga. Need olid täielikult valed, ehk siis nad võtsid ära minu eluenergia. Ehk see tähendab seda, et kehas ja hingekehas ja oli nii palju õppimata asju, mis oli vaja ära õppida, lahendada ja eluenergia käima saada.
kõik, mis sinu sees toimub, kõik on sinu sees, ehk siis väljast ei tule mitte midagi. Et meil ongi vaja õppida kuulama oma keha, mida ta vajab ja lugema samal ajal, milliseid siis õppetunde sulle jagatakse. Nii, ma räägin sulle eluväärtustest, et kui minu vana mina oli siis selline, kes oli hästi tubli, käis tööl kogu aeg, vaatas, et kõik lapsed oleksid hästi riides, et kõik oleks nagu väga hästi, siis tegelikult juhtus see koht, et kus ma tegelikult läksin õhtul voodisse, ma olin täiesti väsinud, mul ei olnud aega oma lastega tegelikult rääkida ega olla, sest ma olin pannud sinna ennast olukorda, sest see oli minu nagu alateadvuses olev programm, millest mul polnud õrna aimugi, et kus siis nagu materiaalsus on oluline, raha on oluline ja ma unustasin iseenda täielikult. Ehk siis tegelikult see tähendas seda, et kõik teised olid hoitud, aga minul iseenda jaoks aega ei olnud. Ja täna ma võin selles mõttes öelda, et see on nagu siis see lõks, kus siis meil ei ole tasakaalu. Meil puudub teadmine, et meil on vaja olla tasakaalus ja selleks on vaja tegeleda oma vaimse minaga. Ja vaimne mina ongi siis see pool, kes siis tegelikult on hingena tulnud siia maa peale kasvama ja arenema ja vabastama ennast nendest stressidest, kus ta on. Ehk siis tegelikult on see stress, see oligi tegelikult ju stress, et keha enam ei jõudnud 10 aastat tagasi voodist välja tõusta, oli kehale nii suur stress, et ta ei saanud enam hakkama. Ja ülitundlik inimestel on võib-olla selle võrra lihtsam, sest et keha lihtsalt ei jõua enam minna välja. Ja sul on vaja vaadata iseenda sisse. Iseenda eest ära põgeneda ei saa, seega mul tuli hakata vaatama iseenda sisse. Ja see tähendab seda, et ma sain täiesti uued teadmised viimase 10 aasta jooksul. Ehk siis väärtus on tegelikult hoopis arendada oma vaimsust. See tähendas tegelikult ju seda, et kuna mul oli juba siis mega ärevus ja see kogu aeg kasvas, siis see tähendas tegelikult ka seda, et kui mingi olukord minu elus juhtus, siis ma tegelikult kaotasin kogu oma nagu kõik, pea kadus ära. Ma nagu, kas siis oli ärevus, kutsusin kiirabi, mis iganes see, et see tähendas seda, et ma ei osanud üldse ka ennast juhtida, ma ei osanud olukordasid juhtida, kõiki olukordasid juhtis minu sees hirm. Nii et ja tegelikult alles nüüd, kus ma olen saanud selle tasakaalu iseenda sees tagasi, ja kõike ma tegin seda, ma ütlen veel kord, ilma tablettideta, sest et mind huvitas väga saada teada need kohad, sest et muidu ma ei saaks teile täna seda kõike jagada, sest minu sisemine tarkus oli niivõrd teadlik ja ütles, et sul tuleb seda teha, sul tuleb seda teha ja ma tegelikult juba siis oskasin ennast kuulata, alles siis, kui ma olin selles raskes kohas, enne seda ma ei kuulanud ja siis hakkasin nagu kõiki neid asju õppima, ehk siis vabastama stresse, suhtlema endaga ja hakkasin nagu vaatama, miks ma siia maa peale tulin, kas see töö, mida ma tegin, see ei pannud mul hinge helisema, ma tegin seda lihtsalt kohustusest, see oli selles mõttes muster, mida ma olin õppinud, aga ma käisin seal tegelikult kohustusest, raha pärast ja kõik need olukorrad olid mulle nagu väga suured õppetunnid, mis andsid mulle need teadmised, mida ma sulle jagan. Ehk siis tegelikult on meil hästi oluline teada saada ja elada loodusseaduste järgi, universumi seaduste järgi, sest need on need, mis tagavad meile tervise ja heaolu. Ehk siis kõige olulisem ongi stresside vabastamine, sest kõige tähtsam on tegelikult vabaduse tunne. Vabaduse tunne ei tule sellest, et sul on palju raha, vabaduse tunne on sinu sees ja vabadus on armastus. Ja see tähendab tegelikult seda, et kui ma võin lihtsalt sõnadega öelda, kus ma olin siis selles kohas, kus ma ei saanud voodist välja, siis täna tunnen ma kergust. Täna ma suudan ma teen juba 2 korda päevas trenni, kui ma tahan. Ehk siis see elujõud, mis minu sees on käivitunud ainuüksi energiate vabastamisega, stresside vabastamisega ja samalaegselt füüsilise keha nagu treeninguga olen ma saavutanud täiesti teise koha. Selleks on läinud aega,
ma olen tegelenud iseendaga viimased 10 aastat ja juba aitan inimesi, viimased 3-4 aastat olen jaganud kogu aeg neid teadmisi, sest ma aitan just neid, kellel on ärevus, depressioon, sest selles vallas on mul nagu väga head teadmised läbi iseenda. Nii, millised on meie stressid siis alateadvuses? Nii. Pean selle niimoodi, on näha jah, ta vahepeal nagu. Ehk siis hästi palju stresse tuleb sellega, et meil on energia kehas, mentaalses kehas on hirme. Ja see on stress. Inimesed isegi ei teadvusta, et neil on hirmud, sest nad suruvad neid automaatselt alla. Ja see tähendab seda, et hirmud on niimoodi ära blokeeritud, et sa nagu reaalselt kardadki haigusi, sa kardad elamist, sa selles mõttes lähedki ja oledki seal tööl, mida sa oskad, sest sa hoiad selles töös kinni, sest see on ainuke asi, et ellu jääda. Sul võib olla väga suur hirm enda surma ees, see on täpselt samamoodi, kuna hing on igavene, siis eelmiste elude traumad võivad olla lahendamata ja sulle võivad tekitada nagu paanikahoogusid ainuüksi kiirabiauto nägemine või mingisuguste kuulutuste nägemine, mis tegelikult kohe tõstab selle energia ülesse, sest et kõik, mida sa oma ajajoonel näed ja kõigele, millele sinu keha reageerib, on sinu enda sees olev blokeering. Ja see tähendab tegelikult seda, et kuna me oleme seotud kõik oma esivanematega ja 7 põlvkonnaga, eriti esimese, teise, 3., 4. põlvkonnaga, kust tulevad meile kõik need ülekanded. Nii et kui mina endaga tööle hakkasin, siis tegelikult väga palju hirme olid, mida ma vavastasin, olid minu esivanemate omad. Need ei olnud minu omad. Esiteks üks oli hirm elada. Ma iseendal nagu teadsin, et mulle meeldib elada, ma ei teadvustanud seda kohta, aga see energia oli minu sees ja see lihtsalt näitas mulle sellena, et ma ei liikunud näiteks elus edasi. Ma olin kogu aeg ühes töökohas 20 aastat, sest minu jaoks tundus see nii turvaline ja ma ei tahtnudki kuhugi minna, sest mingi muutuste tegemine oli minu jaoks täiesti välistatud. Ja see tähendaski tegelikult seda, et ma kartsin väga muutusi, väga kartsin muutuda. Aga elu viis mind just sinna, kus mul tuli hakata nende energiatega tegelema, sest muutumise hirm on üks nendest, kus me tegelikult ei liigu elus edasi ja jääme sinna nagu klammerdume siis töökohta, klammerdume siis oma partnerisse, aga tegelikult hing juba ammu tahab liikuda edasi, aga me ei liigu, sest me ei oska oma hirme vabastada. Nii, mis on siis järgmine stress ja seda kõike me hakkame vabastama siis see kuu aega, mis me siis teeme neid energiaseansse, et sa selles mõttes lihtsalt saaksid aru, millega me tegeleme. Sest kaalu taga on kõik needsamad teemad, sest et kaal annab sulle märku, aga sa ei oska sellest aru saada. Sa ei näe veel seda elu suuremalt ja selleks on mul ülihea meel sulle seda jagada. Kõige suurem stress on see energia, mis on surveenergia. Ma pean kogu aeg midagi tegema. Ma pean töötama, ma pean olema töökas, ma pean olema tubli laps. Tegelikult sa ei pea mitte midagi. Sa ei pea tegelikult mitte midagi tegema ja see võib tunduda sulle kummaline, mis mõttes. Mul on ju vaja seda teha, mul on vaja tööl käia. Aga sul on vaja aru saada, et see energia ei ole see, mis sind toetaks. Vaatame edasi, sest et kui me oleme kogu aeg selles pingeseisundis, surveenergias, siis see on sinu kaalu taga olev üks muster. Ja sa ei julge isegi puhata ega puhata, sellepärast et sinu sees on hirm, sul on hästi tugev puudusteadvuse hirm. Sest et minu vana mina töötas 24/7 just sellepärast, äkki kui see töökoht ära kaob, siis see ikka jääb,
Ehk siis see puudusteadvus, mis on meie sees ja mis tuli esivanematelt, oli mega suur, millega mul tuli täielikult nagu vabastada, sest mu keha lihtsalt andis märku mulle sellest. Nii, ehk siis see surveenergia, et ma pean, on see, mis lõhub ära tegelikult sinu loovuse. Sa ei saa enam kuulata oma südant, sest see on selline ellujäämise energia. Ja see tähendab tegelikult seda, et sa survestad ennast ja sul on kogu aeg selline tunne, et sul ei ole valikut, sa isegi ei näe ühtegi valikut, sellepärast et sa oled selles surveenergias. Sest et sa võid ette kujutada, et kui me oleme laua all, siis me tegelikult ei näe laua peale. Sa ei näe, et tegelikult laua peal on nagu väga imelised asjad ja nii on ka selle surveenergiaga, et sa kogu aeg survestad ennast, oled kogu aeg nagu selles ühes liinis, et ma pean tööd tegema, ma pean seda tegema, mul pole aega, mul pole raha, sa räägid kogu aeg, ehk siis selles mustrid olevad inimesed on hästi tugevalt selles ellujäämises ja see võtab ära eluenergiat. See lihtsalt võtab, lihtsalt mida kiiremini inimene ärkab, saab aru, siis ta hakkab seda muutma ja tänu sellele hakkab ka kaal muutuma. See kõik on seotud. Ma tõin siia välja ka nagu need, mis siis on sellised haigusseisundid, mis selle surveenergia taga siis on. See tegelikult tähendab seda, et närvisüsteem on mega kurnatud. Inimestel on ärevus, paanikahood, depressioon, krooniline väsimus, üleväsimus. Inimesed ei suuda isegi välja magada, sest see programm alateaduses, ma räägin kogu aeg alateaduses, meil on Pandora laegas, meil on nii palju programme ja meil tuleb neid hakata vabastama. Aga selleks, et vabastada, tuleb olla teadlik. Ma räägin sulle, sa saad täna juba kaardistada. Ehk siis samamoodi autoimmuunhaigused. Kõik, kuna ma sain kilpnäärme ületalituse. No ma sain siis ka teada järgmise koodi, miks see nii on. Ehk siis kõik, et meil, sinu keha räägib kogu aeg. Nüüd ongi see pool, et kui sul on mingi haigus, siis see on märk sellest, et keha tahab sellest programmist vabaneda. Ta ei taha olla selles pinges, ta ei taha, aga inimesel ei ole teadlikkust ja meie oleme selle jaoks siin, et sulle seda teadlikkust jagada. Nii et närvisüsteem on tegelikult siis kogu aeg selles võitle-põgene olukorras. Ja nendel inimestel on tegelikult astma ja neil on lihaspinge, neil on füüsilise kehaga on hästi seda, neil on ärritunud soolesündroom, kõhukinnisus, kõhuvalu ja tegelikult on neil, see on üks uskumatus, et ma ei seedi oma elu. Ehk siis samamoodi on vale programm valateaduses. Ja kõiksugused asjad, keha on, ütleme niimoodi, et täielikult pinges. Ja ma tõin siia veel korra selle pinge, sellepärast et see on selline koht, et sa saad aru, et sinu õlad ja käed ja kogu aeg on pinges ja su tagumik on pinges, sellepärast et see peab on niivõrd salakaval energia ja seda välja juurida, see ongi nüüd see pool, mida tuleb järjepidevalt teha, sellepärast et me räägime, iga sõna on mõte ja kui me räägime, et ma pean seda tegema, siis sa juba annad oma kehale selle sõnumi ja kui sa päeva lõpus tunned, mul on õlad pinged, käed pinged ja töötad arvutil, siis sa tahes-tahtmata oledki pinges, sellepärast et sinu sees on kogu aeg see, ma pean. Ja siin on veel ka selles mõttes, et ma tunnen, et ma ei ole kunagi piisav, ma kogu aeg survestan ennast. Krooniline väsimus, läbipõlemine, ehk siis selle programmi tagajärjel olidki kõik mul need asjad, kõik asjad. Ja keha ei saa olla siis, ega meel ei saa olla rahuseisundis, sest et see mõjutab sinu elu, see mõjutab sinu söömist, see mõjutab sinu kehakaalu. Keha salvestab kohe rohkem rasva, sest sa oled selles programmis. Aga mis on vastupidine energia? Mis on vabadus? Vabaduse energia on see, et ma valin tegutseda. Ma valin seda tööd teha. Ma tahan sinna tööle minna. Mulle meeldib seal, sest ma valin selle. Sest inimestel on kogu aeg see koht, et ma pean seda tegema,
sest ma muud moodi ei oska. Ma ei oska, ma ei tee seda, ma olen nagu selles mõttes on see nagu hästi tugev programm ja ta ei julge edasi liikuda. Ta võib-olla tahaks, aga kõik need programmid tema sees hoiavad teda kinni. Ja sellepärast ongi oluline neid programme vabastada ja elus edasi liikuda, sest hing tahab kogu aeg kasvada. Kogu aeg tahab kasvada. Ja, aga meie inimene lihtsalt hoiab kõigest kinni ja ei luba nagu endal kasvada, aga haigused on just sellepärast meile tulnud, et nad ütleksid sulle, halloo, hakka nüüd tegelema selle surveenergiaga, sest mina tahan nüüd siin maa peal tunda rõõmu ja armastust. Nii et sellepärast on ülioluline märgata, aru saada, kus energias sa oled. Et kas sa lähed tööle näpud püsti, ütled, jee, ma saan täna tööd teha, mulle meeldib, ma saan tegutseda, või sa lähed selles energias, ma pean sinna minema. Nii et minu vana mina ju oli selles programmis. Täna ma võin öelda, et ma valin tegutseda. Ma tänu sellele olukorrale, kus ma olin, olen ma ettevõtja ja ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja see on minu jaoks nagu parim asi, mis sai tegelikult juhtuda, sest ma nägin, milline on minu uus teekond. Nii, järgmine kaalu taga olev stress on siis see, et ma ei tohi nii, nüüd läks minema, et ma ei tohi tundeid tunda. Ma ei tohi tundeid tunda. Mis toimub? Mis toimub siis, kui meil on selline programm alateadvuses? See kõik on alateadvuses. See tähendab seda, et tegelikult kui inimestel on sellised need programmid peale, siis see keha annab samamoodi märku kehakaalus, haigustes, kõiki neid asju, sest alateadvuses kogu aeg see programm toimetab märkamatult. Sa oma arust oled küll, mõtled, et sa oled lõbus ja rõõmus, aga tegelikult on see pool, et sul on lõpuni tundmata tunded. Sest kui me oleme väiksed, siis kui me näiteks nutame või ükskõik mis olukorrad, siis tegelikult meie vanemad ütlevad, ära nuta, kõik aitab, lõpeta see tönnimine. Ja mis tähendab seda? Laps kuuleb, alateadvus on lahti ja ta kuuleb seda programmi. Ma ei tohigi seda teha. Okei. Ja see tähendab tegelikult seda, et enamalt jäävadki siis meie alaselg haigeks, sellepärast, et meil on kõik lõpuni ja välja elamata tunded. Sest me ei ole neid saanud. Meil on lihtsalt ema öelnud, et lõpeta see ära ja see energia jääb sisse. Sa ei saa seda lõpuni kogeda. Et kui oleks mina oma laste ajal natuke teadlikum olnud, siis ma oleksin täiesti teistmoodi. Täna ma ainult ootan, et nad ärkaksid ja ma saaks näidata neile samamoodi teist teed. Aga ka mina olin sellel ajal, kui lapsed olid väiksed, täpselt selles mustris, nii nagu esivanemad, käitusin täpselt samamoodi. Nii et mul on ainuke rõõm, et kui ma vanaemaks saan, et siis natukenegi midagi muuta, sest ka mina olen lastele need koodid andnud ja püüan nüüd kogu aeg igapäevaselt rääkida teist koodi, aga eks see ole nüüd nende valik, kui palju nad siis muudavad seda. Ja see ongi nüüd siis see pool, et kus sa saad aru, et sinu kaalu taga võib tegelikult olla kehasse ladestunud väljendamata viha, kurbus, süü, hirm. Ja enamalt tealt on siis, kui meil on nagu me ei ole tundeid saanud lõpuni tunda, siis tegelikult tähendab see seda, et alateadvuses on programm, ma pean viha alla neelama. Ja see tähendab tegelikult seda, et sa kogu aeg sööd. Sa kogu aeg kühveldad endale sisse, sest sa ei saa aru, mis sinu sees toimub, sest kogu aeg sa ennast rahustad toiduga. Aga alateadvuses käib see programm vaikselt, märkamatult ja kui sa ise ei märka seda, ei ütle stopp endale, ei teadvusta seda, siis see käibki ja sa kogu aeg kühveldad endale ja see on see koht, et kus sa hakkad nüüd teadvustama ja siis saab sellele programmile, siis seda programmi hakkamegi vabastama siis, kui me juba teeme sügavat sisemist tööd juba grupis, sellepärast et selleks on vaja kindlaid protokolle, kuidas see alateadvus siis, kuidas siis teda
panna koostöösse, et ta hakkaks vabastama kõiki neid asju, mida ta on enda kanda võtnud. Ja samamoodi magusa isu ülesöömine, pidev näksimine on tegelikult täpselt samamoodi, kus sa tegelikult vaigistad iseenda mingit osa, mis on jäänud armastusest ilma. Mingisugune koht sinu sees on see, kes tahab saada lohutust, armastust ja sa teed seda toiduga. Nii, siin on pilt ära läinud meil, aga mõte on siin see koht, et mis on hästi oluline, mis on nagu kaalu taga ka, on see, et ma pean olema perfektne. Tegelikult sa ei pea olema perfektne, sest et perfektsetel inimestel on see kood alateadvuses, et nad ei vääri armastust. Ja selleks, sest see kood töötab vaikselt oma viisi, ainuke asi, mida sa siis endast saad aru, et sa tahad, et kõik oleks perfektne, nii kui keegi on kuskilt mingi asja nagu jätnud pilla-palla, see kohe ärritab sind, sa tõstad selle peale emotsiooni ülesse, aga hea uudis on see, et kui sa selle koodi korda saad, siis siis muutub nii palju sinu elus, et sind enam ei ärrita sellised asjad ja kui midagi on, paned vaikselt ära, ehk sa ei plahvata, sest meil ongi need nagu emotsioonid, mis siis, kes siis juhivad sind. Aga meil on vaja juhtida iseenda elu ja oma emotsioone. Nii. Okei, siin ma tahtsin veel selles mõttes, see oli lapsepõlves oli minul see programm, et ma pean olema tubli laps ja see oli kogu aeg nagu ellujäämine, et ma kogu aeg olin tubli ja tegelikult see oli ka minu jaoks see stress, et ma õppisin õpetajale emale, et just mille pärast, et äkki ma saan karistada, sest et ema jaoks olid olulised 4-5. Ma ise tahtsin ka tegelikult, et mul on 4-5, aga kui mõni olukord, millest ma aru ei saanud, siis ma nagu hakkasin nagu iseennast süüdistama, kritiseerima ja, ja see kõik tegelikult viis minu keha pingesse. Ja kui ma sellest nende programmidega olen tegelenud, siis see lihtsalt selle mahalaadimine andis mulle lihtsalt tagasi minu elu energia. Kaalu taga on veel ka selline programm, et see kõik toimetavad vaikselt omasoodu alateadvuses, neid programme on hulgi. Ma tõin siia tegelikult need olulisemad, millega ma olen ise tegelenud, sest ka mina kandsin, ehk siis me lastena kanname oma esivanemate, oma ema ja isa tundeid, sest me tahame kogu aeg neid päästa. Aga täna me oleme kõik täiskasvanud ja ikka jookseb see programm, aga kaal annab sulle märku. Kaal annab sulle märku, elujõud annab sulle märku ja sinu tervis lihtsalt annab sulle märku, ja sellepärast need programmid tulebki ära lõpetada, et sa saaksid hakata elama oma iseenda elu. Ja kuna me lihtsalt lastena oleme niivõrd see ongi selles mõttes see programm, mis meil kõik jookseb, et me kogu aeg allume oma emale ja isale, ei julge ise oma elu elada, sest et kogu varasem põlvkond on teinud seda samamoodi. Ja nüüd täna, kus sinu tervis annab märku, kaal annab märku, mis iganes, siis tegelikult on see koht, kus hakkad vaatama, no mis asja, ma võiks olla 40-selt on ju inimesed kõik, kes võiksid olla elujõus, aga täna näen ma järjest rohkem seda, et 40-sed inimesed on haigemad kui kunagi varem ja miks see nii on? See ongi sellepärast, et me oleme endiselt alateadvuses lapse tasandil ja selle programmi mängivad meile maha siis meie elukaaslased ja siis me oleme allumises, teeme täpselt nii, nagu nemad tahavad, kuulmata, mis tegelikult meie tahame. Ja kõik need olukorrad sinu kehas annavad märku sulle, et sa hakkaksid vaatama ainult iseenda sisse. Nii kehamälu ja pinge. Ehk siis tegelikult seesama jutt, mida ma juba rääkisin, ongi siin, et keha mäletab kõike, sest meie, kuna me oleme kõik nii nagu seeneniidistik omavahel seotud. Me tegelikult oleme siin planeedil ka kõik omavahel seotud, kõik on üks. Perekonnaga on see veel eriti tugev, sest meil need uskumused tulevad meiega kaasa. Ja see tähendab seda, et sinu keha mäletab, mälus on olemas, alateadvuses kõik need koodid on olemas
Ja mis on nagu üks raskemaid koode, mida ma endal samamoodi laadisin maha, on see, et elu on raske, raha tuleb raskelt, elu on üks kannatuste rada ja siis me tunnemegi megaraskust. Ja see kood tuleb kindlasti, sest see ongi see pool, et tunne loob. Sellest tundes, milles sina elad, seda sina lood. Ehk siis see on juba külgetõmbeseadus, et sa saaksid aru, et me ise loome oma elu vastavalt sellele, mis tundes sa oled. Sa annad kogu aeg seda vibratsiooni välja, mis tundes sa oled ja sa tegelikult näed elu peeglit. Elu peegeldab sulle täpselt seda kohta ära, et kas sinu ümber on inimesed, kes siis tegelikult ei ole selles mõttes heatahtlikud, sõbralikud, vaid on selles Mesopotaamias või selles mõttes sellises nagu kakluses, võitluses, siis tegelikult sa võid enda otsa vaadata, et äkki on sinu sees see energia hoopis. Nii et kui mina endaga hakkasin tegelema ja sain aru, kuidas maailm peegeldab mulle kõiki neid tundeid, kus ma olen, siis ma lihtsalt plaksutasin käsi ja hakkasin iga päev samm-sammult. Mul on mega palju kaustikut, kus ma lihtsalt kirjutasin ülesse, sest iga päev lahendasin ma ära mingisuguse programmi, mis minu sees oli ja mis võttis minu elu energiat. Ehk see tähendas seda, et ma töötasin elule vastu. Aga kui me oleme eluga joondunud, siis on meil palju energiat, meil on palju tahtmist luua, teha, mida iganes, teostada ennast. Aga kui me oleme segaduses vanade programmidega, siis me ei liigu edasi, siis me tunneme ennast halvasti, siis me tunneme ennast no kõiki neid tundeid, mida ma olen läbi kogenud, siis seal ma enam olla ei tahaks, sest täna, kus ma olen, on väga hea olla. Siin on kergus, siin on rõõm ja see on elu. See on alles elu, ütleks nii. Nii, ma tahtsin selles mõttes tuua kohe selle koha ära siia, et enesearmastusel pole ressurssi, et miks siis mina, kes ma siis olin oma arust nii tubli, tegin kõiki asju, aga tegelikult mul polnud energiat, sellepärast et ma ei armastanud ju ennast. See, kui inimene teenib kõike teisi, kõik on olulisemad kui tema ise, siis see on märk sellest, et inimesel pole ressurssi ennast armastada. Kuskohast need traumad tulevad? Need tulevad meie lapsepõlvest ja neid me hakkame samamoodi kõik otsima ja lahti võtma. Sest et üks nendest programmidest ongi see pool, et ma pole piisavalt hea, ma pole väärt armastust sellisena, nagu olen, keegi mind ei armasta, minu armastust ei võeta vastu. Ja see ülekaal samamoodi peegeldabki sisemist konflikti enesearmastuse ja enesetõrjumise vahel. Ja kui ma oma loo siia juurde räägin, siis see on selline, et ma olin 5-aastane, kus me läksime magama vennaga. Vend ütles, ema-isa magasid kõrvaltoas, ütles ja tööd, ema-isa. Ja ema-isa hüüdsid lõpuks vastu, hea tööd, pojakene. Ja siis, kui hüüdsin mina, hea tööd, emme ja issi, siis minule keegi ei vastanud. Hüüdsin veel kord, hea tööd, emme ja issi, ja minule veel kord ei vastanud. Ja mis tähendas see minu jaoks seda? Ma olin selle trauma täiesti unustanud. Sellepärast ma ütlengi, et kõik, kui me hakkame enda traumadega tegelema, siis me hakkame nagu sibulad koorima. Ja siis tuli see trauma välja. Alles siis, kui ma hakkasin endaga tegelema, sest mul oli see meelest läinud. Küll, aga ma mäletasin seda päeva, seda hetke väga täpselt. Ja see tähendas seda, et ma nutsin terve öö. Terve öö ma nutsin, sest minu jaoks oli see tunne, minu armastust ei võeta vastu. Ja see oli minu ärevuse ja depressiooni täpselt samamoodi üks tugevamaid sõnumeid. Kui sina oma tundeid ei tunne, oled need lukku pannud, siis sinu jaoks näitab seda kehakaal. Ja kui selle trauma ära vabastasime, siis tekkis megaenergia. Ja see tähendas ka seda, et kadus ära rütmihäire. See tähendas seda, et minu energia läks liikuma ja ma ei oleks täna ka siin seda ja teeks seda, sest et mul on mida jagada, sest see energia on minu seest läinud. Ma tean, et ma olen väärt armastust ja ma tean seda, et minu armastust võetakse vastu. Aga kõik need mängud, need šokid ja traumad on siis need kohad, mida siis meie aju on siis loonud. Ja kõige huvitavam ongi siis see pool, et kui ma selle traumaga ju ringi kõndisin, siis te võite ju ette kujutada, et kõik minu peikad, kes siis tulid, tegelikult näitasid mulle seda sama koodi, sest nad kogu aeg jätsid mind maha ja mina aru ei saanud, mis asi see on.
alles siis, kui ma taipasin, siis sain ma aru, kuidas maailm peegeldab mulle asju ja võttis nii palju aega. Nii, me tegeleme ka programmis rahauskumustega. See on ülioluline korda teha. Me lihtsalt hakkame vaatama neid järjest, sest et see, mis toimub meie rahaga, on väga ülioluline. Ülioluline, sest kui sinu närvisüsteem reageerib rahale, siis on see väga tugev märk, et sinu raha on klammerdunud sinu külge. Ja see on see koht, kus tegelikult hing ei taha. Hingel ei ole oluline, et sa klammerduksid rahale. Raha tahab vabadust saada. Ja kõik need kohad on siis samamoodi kaaluga seotud, mida me tegelikult hakkame kõik lahti võtma. Panin siia ka selles mõttes need koodid, kus siis on tegelikult raha on kannatus. Ehk siis see on üks nendest koodidest, mida mul õnnestus samamoodi vabastada, et mis jookseb alateadvustes, et ma pean ennast ribadeks töötama, et raha tuleks. Ja see viibki samamoodi inimese läbi põlemisse, sellepärast et see programm töötab. Ta ei saa selles mõttes ennem sellest aru, kui ta ise on nagu selles olukorras, kus ta on ärganud, et ta saab hakata vaatama, mis tema enda sees toimub. Ja samamoodi on rahal on hästi palju huvitavaid koode, väga huvitavaid. Neid, mida ma olen teinud, on põnev ja seepärast ma selles ka võtame ühe seansi ja tegeleme nende rahanurkadega. Nii et te kõik hakkate enda seest välja kirjutama ja hakkame neid kõike vabastama, sest raha taga on meie esivanemate koodid ja see on oluline korda teha, et raha oleks puhas. See on hästi oluline. Ja kõik need uskumused, miks meil rahast ongi tulnud, mis tekitavad meie närvisüsteemile pinget, ongi see pool, et vanemad on öelnud, raha ei kasva puu otsas ja kes palju tahab, see vähe saab. Ja siis tegelikult, mis te arvate? Inimesed käivadki tegelikult tööl ja nad ei julge isegi raha küsida. Mina olin samas olukorras, 20 aastat töötasin. Ja ma ei saanud ennem aru. Mul ei olnud seda teadlikkust, et öelda, nii, minu hind alles siis, kui ma tegin selle korda, sest 10 aastat tagasi ma lõin ka teise ettevõtte ja ma hakkasin kõiki neid koode muutma ja alles siis läks minu rahaenergia korda, sest ma olin selle koodi korda pannud. Ma julgesin seda küsida, ma ütlesin, et see on minu väärtus, et see ongi see koht, et sina saad täpselt samamoodi täna aru, kus kohas oled sina. Nii, minu osa on läbi. Kas on küsimusi? Ja kui ei ole, siis Svea räägib kohe edasi. Või siis räägime pärast. Ja ei, siia chati ei ole tulnud küsimusi. Aga mina alustaksin ka kohe selle raha teemaga siis. Mis minul raha teemaga seostub, on see, et kas te olete tähele pannud, et edukad inimesed reeglina on väga heas vormis. Inimesed, kellel on raha, nad on pildis ja nad on ka väga heas vormis. Et on mõned üksikud, kes võib-olla on sellised suurema kaaluga ja kellel on nagu kõik hästi, aga noh, nad on väga erandid. Ja kui sinul on nüüd mõned ülekilod, siis kui sa mõtled tagasi, siis kuidas sinul on sellega? Et kas see periood, kui sul ei olnud neid ülekilosid, kuidas sinul rahaga oli suhe? Et kas see nagu painas sind kuidagi või häiris sind kuidagi? Või on kuidagi seotud näiteks, et kui on ülekaal tekkinud, et kas siis on rahaga probleemid? No mitte probleemid, vaid mingisugused triggerid, häirivad asjaolud, sest mina omast elust tean küll seda, et kui mina olen heas vormis, siis minul on ka rahaga kõik hästi, see tähendab, mul on minu enda kõik hästi ja minuga on see rahavool on väga hästi. Aga see periood, ma olen elanud üle selle perioodi, kus ma olen ülekaaluline, siis see periood on minul ka rahaga probleemid. Lihtsalt niisugune koht, mis mind paneb mõtlema ja mis võib-olla paneb ka teist osasid inimesi mõtlema. Aga
palun tagasi selle eelmise slaidi juurde. Et kui sul on ülekaal ja sa mõtled seda, et sa ju sööd tegelikult tervislikult. Väga paljud ülekaalulised inimesed teavad, kuidas on tervislik toitumine või vähemalt teadvat ennast, kuidas on tervislikult toituda. Minul on olnud kogemusi, inimesed, kes tulevad nõustamisele, arvavad, et nad toituvad tervislikult. Tegelikult tuleb välja, et ei, nad ei toitu tervislikult. Ja inimesed ütlevad, siin meil oli ka ankeetküsitlus selle kohta, paljud ütlevadki, et ma panen ennast esikohale, et ma olen õppinud sellest nagu selle kaaluga elama ja ma panengi ennast esikohale, ma hindan ennast kõrgelt. Et ma lihtsalt olengi võib-olla selline. Ja samamoodi inimesed ütlevad, et ma hoolin endast. Aga tegelikult, kui kõik on hästi, siis me juba alateadlikult teeme õigeid valikuid oma kehale ja me ei hoia seda kaalu enda keha ümber. Et see kaal on meil nagu see koorem seljas, ütleme seljakott, nagu siin pildil on. Et kui on ülekaal, siis võib-olla on sinul alateadvuses mingisugused mustrid, mingisugused peidukohad, mida sa ei ole üles leidnud. Et meie teadlik meel ütleb, et meil on kõik hästi, me teeme kõike õigesti, aga kui sa näiteks läheksid teraapiasse Triinu juurde, siis võib selguda, et seal, kui seda sibulat koorida, eks ole, et sealt kihi alt tuleb midagi välja, mida me teadlikult, kas me oleme enda eest ise varjanud või me lihtsalt ei ole selle peale tulnud. Nii, võib edasi panna. Meie isud ei ole iseloomunõrkus. Tihtipeale antakse hinnanguid siis inimestele, kellel on ülekaal, et sul ei ole iseloomu, et teha tervislikke valikuid. Tegelikult see nii ei ole. Et seda näitab meie keha. Keha näitab enda vajadusi koos isudega. Ehk kui on isud, siis seal taga on midagi, mida keha vajab, mis on keha vajadus on rahuldamata. Näiteks veresuhkru kõikumine tekitab tujukust, väsimust, emotsionaalne söömine tekitab veresuhkru kõikumist. Ja keha ei saagi nagu rahuneda, kui tal ei ole seda tuge, kui tal ei ole seda kindlust, mis annab turvalisuse. Turvatunne on ainus see, mis aitab teha teadlikke valikuid. Et isud ei teki nõrkusest. Need tekivad kehast, mis otsib tasakaalu. Ja kui sa oled näljane, magamata, oled emotsionaalselt koormatud, sööd kiiresti, siis see ei ole halb valik. See on ellujäämise koht. Ja seda saab ainult muuta siis, kui keha saab tagasi rahu. Ja siin ma tahaksin anda teile paar tööriista. Näljamõõdik. Ennem kui sa hakkad sööma, need on sellised lihtsad tööriistad, mida sa saad kohe kasutada, kas siis ühte nendest või kõiki 3 korraga. Et vaikselt omas rütmis astu edasi. Näljamõõdik, et ennem söömist küsi, kui näljane ma olen, skaalal 1–10. Et kas see on tegelikult minu kehanälg või see on mingisugune minu emotsiooninälg. Ja ma lubasin ka kõigile, kes on siin Zoomis otse, saavad kingituse, siis ma panen nüüd selle kingituse siia chatti ja laadige see omale alla ja saate seda kasutada. Võtke omale näiteks eesmärgiks 5 päeva kõigepealt ja jälgige seda. See on lihtne, aga tõhus tööriist. Teine asi on, et kui sa lähed poodi ja kui sa midagi ostad, siis soovitan eelistada päris toitu.
päris toit on siis see, mille sa võtad aiamaalt näiteks või siis liha, eks ole, et ta ei ole kuidagi juba töödeldud. päris toit on porgand, kartul, tatar, puuviljad, marjad, köögiviljad, kala, mereannid. See on päris toit, millest siis sina ise valmistad toidu. Ja kui sa lähed poodi ja seal on peal koostisosad, loed silti näiteks, siis vaata 3 esimest koostisosa. Kui sa neid ei tunne, siis ära seda toodet omale kaasa osta. Ja 3. asi, mida jälgida, on taldrikureegel. Taldrikureegel on kõige lihtsam viis, kuidas tagada endale tervislik toitumine. Pool taldrikust on köögiviljad, taldrik on ju, 1/4 on valk ja 1/4 on siis aeglased süsivesikud. Muidugi võib olla ka niimoodi, et 1/4 on valk ja siis 3/4 on näiteks köögiviljad ja salat ja köögiviljad segamini, sellepärast et süsivesikuid saab ka porgandist, kaalikast, suvikõrvitsast, brookolist, lillkapsast. Aga see süsivesikute hulk lihtsalt on väiksem kui näiteks tatras, täistera kaerahelvestes, quinoa's, kartulis, pastinaagis. Aga kui te teete selle taldriku, siis väga palju puusse ei saa panna oma taldriku reegliga, oma toitumise kavaga. Et see on selline väga tõhus viis ja vältida muidugi suhkruid. Kui on vaja magusat, siis öeldakse tihtipeale, inimesed ju räägivad seda, et me vajame süsivesikuid, meie aju vajab süsivesikuid, me vajame energia jaoks süsivesikuid, siis tegelikult jah, suhkur on süsivesik, aga suhkur ei ole see, mida me vajame. Süsivesikud on ka näiteks täistera riisis, tatras, soovitan toortatart pigem, täistera kaerahelvestes, puuviljades, samamoodi süsivesikud, aga nad ei ole nagu sellisel suhkru kujul päris, eks ju, jah, nad on mingid puuviljasuhkrud on, kui on liiga magusad puuviljad, et neid ka ei ole vaja palju süüa, aga täitsa ei pea üldse sööma ka magusaid puuvilju, et saada kätte süsivesikud. Nii, võib edasi panna. Ja kõige tähtsam on siis see, et alustada tuleb endast. Sinu kergus on kingitus sinu perele. Kui sina oled heas vormis, kui sa saad endaga hästi läbi, kui sa paned ennast esikohale, siis on sinu perel alati sinuga koos olla. Lapsed ei vaja täiuslikku ema või täiuslikku isa, nad vajavad seda, et sa oleksid kohal. Nad ei vaja, et sul oleks 3 korda päevas toit neile valmis tehtud. Nad ei vaja, et täpselt, ma ei tea, nädalas 2 korda peab voodi linasi vahetama. Nad vajavad seda, et sa oleksid ise enda kehas kohal, et sa oleksid terve. Ja siis sul on ka energiat, et nendega koos rohkem aega veeta, nendega kvaliteetselt aega veeta. Et sa ei ole seal samas, et sa kohustuste koormal annad endast kõik, et teha toidud valmis, et kõik oleks korras ja samal ajal sul ei ole seda energiat, et lastega koos rõõmustada. Samal ajal sul ei ole seda energiat, et koos oma elukaaslase või abikaasaga koos elu nautida. Ja siis ongi see olukord, kus pealiskaudselt nagu oleks kõik korras, aga seestpoolt ei ole nagu kaugeltki mitte kõik korras. Et keegi ei ole peres õnnelik, kui samal ajal sina oled stressis või depressioonis või sul tekivad ülekaalu tagajärjel näiteks mingisugused südame-veresoonkonna haigused või diabeet või neid haiguseid on liigeste haiguseid, neid haiguseid on nii palju, mis siis peale 40 hakkavad välja lööma, kui ülekaal on liiga suur. Kui sa ei ole terve, siis ei saa sa ise olla toeks oma perele. Ja see on väga oluline. Ja kindlasti ka lapselapsed vajavad sind. Sest et kõik lapsed, kellel on vanavanemad, on tunduvalt õnnelikumad kui need, kellel ei ole vanavanemaid.
vaatame edasi. ja meie ise elame sellist elu ja tahame seda ka sinule jagada. ja minu elu muutus päris palju, kui mina sain kokku Triinuga, sellepärast et Triinu aitas minul saada nägema neid kohti, mida mina teades tervislikku toitumist, teadlikku toitumist, tasakaalus toitumist, ei osanud märgata oma alateadvusmustrite juures. Ja saades kokku ja nähes seda, kuidas need kaks asja saavad aidata kaaluprobleemi lahendada, kuidas need kaks asja saavad tuua õnne naiste eludesse, siis sellepärast me lõime ka kaalumeistriklassi. Me ei ole näinud turul seda, et otseselt kaaluteemad oleks niimoodi, et kus on need kaks asja kokku pandud. Ehk me oleme kokku pannud selle vaimse poole, kus siis Triinu teeb konkreetselt energeetilisi sessioone, et leida üles alateadvusest need kohad, et kui me teame, kuidas on õige toituda, aga me ikkagi ei suuda seda teha, siis see on see, mida saab sealt sessioonidelt, see tugi, need alateadvusmustrite muutmine. Ja minu toitumisloengud on siis need, mis suunavad neid õigeid valikuid tegema. Ja need koostöös annavad väga häid tulemusi. Ma lisan siia veel ka juurde, sest et kui minu vana mina oli siis tegelikult samamoodi, elas siis selles ellujäämises, ehk siis see ongi see koht, et kus ma tegin tööd, mis mulle ei meeldinud ja ma kogu aeg tegin seda läbi surve, siis elu andis mulle nagu väga tugeva löögi, et ma reaalselt vaataksin, millistest programmidest ma elan, kas see on õige. Ja samamoodi oli minu sees nii palju seda valu ehk siis seda puudust, ehk siis kus see ärevus ja depressioon, kus see tuleb? See tulebki sellest, et inimese sees on nii suur puuduse tunne ja kui me lapsena nagu sünnime, siis meie 0–1 on kõige olulisem. See on siis see koht, kus siis, kui ema on lapse jaoks olemas, ta saab nagu lapse käest kõike, ehk siis ema, kui laps tõuseb, siis ema on olemas, laps on õnnelik, sest ta teab, tema sisse tuleb turvatunne, tema sisse tuleb selles mõttes see koht, et tema vajadused on kõik rahuldatud. Aga kui meil on selline lapsepõlv, nagu oli võimalus mul saada, sest ma ise valisin sellised vanemad, seega on nüüd vaja lihtsalt aru saada, et kõik, millised ema või isa sa oled valinud, siis see on parim, sellepärast et sul on vaja sealt need koodid lahti teha. Nii et minu lapsepõlv oli selline, et ma tean väga hästi, sest ema on mulle kogu aeg rääkinud seda, et kui mina olin 3-kuune, siis ema läks tööle. Ema läks tööle ja see tähendas seda, et ta jättis minu üksinda, pani magama ja kuna ta oli agronoom, siis ta läks põllu peale. Ja isa oli samamoodi selles mõttes kolhoosis ja töötasid kõik palehigis ja mina olin siis see, kes pandi sinna aeda, kellel olid pandud siis kõiksugused raadiod ja asjad ja kui mina ärkasin, siis ei olnud minul ema kõrval ja see tähendas seda, et ma sain selles mõttes alateadvusesse juba need tühjuse programmid. Ja see tähendabki tegelikult seda, et ma sain alateadvust, kes salvestab, saab täielikult asjadest teistmoodi aru, et selleks, et armastust saada, pean ma hakkama seda teenima, sest minu jaoks aega ei ole kellelgi. Armastus tuleb välja teenida. Need on sellised ristpistmed, need on sellised sõlmed, mis kõik on üksteise omavahel kinni seotud ja meil lihtsalt tuleb neid kogu aeg vabastada, märgata, vabastada, et see tühjuse tunne, mis siis on inimese sees ja mis tegelikult nagu viibki meid sinna puudusesse, see viib nagu meeletusse puuduse tundesse, see on see koht, kus siis ma lihtsalt võingi öelda, miks ma siis meeletult tööd tegin, sellepärast et ma olin nii suures puuduses, nii palju asju tahtsin, nii palju, sest ma olin kõigest sellest ilma jääda. Aga kas hingel ja kehal on vaja neid asju või?
ma lihtsalt nagu mõtlen täna, et kuhu ma oma kõik raha kulutasin asjadele, sest selleks, et toita ennast mingisuguse, et seda rõõmu oleks minu sees. Aga ma ei saanud ühestki asjast, üks päev oli tore asi ja järgmine päev juba enam ei olnud, sest paha tunne oli asemel. Nii et täna, olles siis endaga tegelenud ja jõudnud iseenda sees armastuseni ja iseenda sees turvatundesse, siis ma ütleks, et see on parim asi. Ma ei tunne ühestki asjast puudu ja vähe sellest, minu sees on hoopis see tunne, et kõike on kogu aeg. Ja mis siis kõige parem on, kui su sees on see tunne, et sul on kõike kogu aeg, siis sa lood kogu aeg seda küllust juurde. Ja mis siis veel on hea, isegi süüa ei taha kogu aeg, sellepärast et sinu sees on kõik olemas. Sest ennem kühveldasid sa seda sisse, sest kogu aeg oli puudus, aga nüüd on kõik kogu aeg olemas ja see tähendab meeletut rahu inimese sisse, mida mina täna kogen. Ja mõtlen seda, et no see teekond, mille ma ette võtsin, oli parim, sest et ma ei oleks täna siin ja ei saaks sulle jagada, kuidas saada nagu sinna kohta, kus su sees on rahu ja armastus ja sa tunned õnnetunnet. Ka need tunded on minu jaoks võõrad, teades minu lugu. Nii et kuna ma elan ise täna täielikult teistmoodi, täielikult, ehk see tähendab seda, et ma olen jõudnud sinna usaldusse, täielikult elu usaldusse, mis on samamoodi hirmudest usaldusse. Ja see on elu, mis on täiesti teisel tasandil. See on täiesti teisel tasandil, sa oled täiesti selles kohas, kus sa tead, et elu toetab sind, universum toetab sind. Sa ei pea muretsema mitte millegi pärast. Ja vot see on see tasand, mis on väga mõnus. Nii, lähme edasi. Meie meistriklass. Ma luban sulle seda rääkida. Ja täna on siis see päev, kui algas meie kaalumeistriklass. Et algus tegelikult on juba täna. Ja see on omamoodi ka siis selle kaalumeistriklassi alguse loeng. Kust siis edasi me läheme niimoodi, et alates esmaspäevast, esmaspäeviti Triinu teeb sessioone ja kindlasti me arvestame ka meie siis osalejate vajadustega, et meil ei ole päris nagu kivisse raiutud need teemad, aga jah, et me arvestame ka sellega, mis on nende inimeste siis üldiselt soovid ja vajadused. Ja neljapäeva õhtuti siis mina teen toitumisloengu, kus me siis vaatame üle need reaalsed teadliku toitumise viisid. Ja ma olen selles kindel, et nende toitumisloengutes on ka väga palju uut, mida te tegelikult kuskil lihtsalt internetis scrollides ei leia. Sest et see teema on tegelikult tunduvalt sügavam kui see, mis me näeme, leiame internetis kuskilt reelsidest või lühivideodest. Praktilised tööriistad, rahulik tempo ja turvaline õhkkond on see, mis siis meie grupis hakkab toimuma. Ja loomulikult me paneme selle kellaaja, paneme, see on ka samamoodi, me paneme, et me valime selle kellaaja, mis sobib siis kõigile, et ma olen selles osas nagu olemas, ma võtangi selle kuu, et olla samamoodi ise teha läbi seda juba nende teadmistega, mis Svea annab, sest ka minul on vaja oma taldrikut natukene muuta, ma olen juba seda teinud, sest tänu Svea kohtumisele olen ma juba nii palju asju oma toidulauale toonud ja ma ütleks, et need on ülivajalikud teadmised. Mul puudusid väga paljud teadmised, nii et eks see tähendab seda, et ma teen seda kaasa, teen koos teiega, ärkame hommikuti, muidugi igaühel on hommikul oma kellaaeg, millal ta ärkab, aga me lihtsalt selles mõttes õpetan sulle uut rutiini, mida iseendasse võtta, mis käivitaks sinu keha, organismi. Nii et neid me hakkame kõike koos tegema ja et sul oleks endal ka põnev ja meil endal ka põnev, sest me ise teeme kõike seda kaasa. Ja kõik sessioonid, mida me siis teeme, siis tegelikult on need sellised, et kui ma siin nimetasin neid alateadvuse programme, siis me tegelikult hakkame neid veel otsima. Kui me oleme seal ühises konteineris, siis kui teie annate loa, siis mina saan ka neid programme küsida, millistes programmides te olete, ilma et te ise saaksite aru, kus te olete.
nii et see kõik on nagu reaalses ajas töö, et me otsime neid ja kui mõni tunneb, et see ei vabane või mingi teema on, siis alati saad küsida, ühesõnaga, et see kuu aega oleks selline nagu huvitav ja sa saaksid nagu noh, seda kõike näed sa siis juba esmaspäeval. nii, ja mis see siis maksab? Selle 30-päevase programmi hind on 444 eurot. Aga teie siin, kes te olete siin Zoomis, kes te olete meie alateadvus, toitumine ja kaal grupis, siis teile on eraldi kood Triinu25, mis annab soodustuse sellelt programmilt. Seda programmi on võimalik maksta arve alusel. Sellisel juhul kirjutage palun emailile toitumismentor@gmail.com ja me saadame teile arve pangalingiga või siis kaardiga või siis ka on võimalus 3 osas ilma lisatasudeta ja esimene makse siis on alles kuu aja pärast. Et me oleme need võimalused loonud selleks, et kõigil oleks võimalus selles osaleda, sest see on elu muutev ja see on täiesti transformatiivne. Kui aga sa registreerud täna ja maksad kuni tänase südaööni, siis saad kingituseks veel ka ühe Triinu personaalse sessiooni 1 × 1 tund ja minu toitumisteraapia 1 tund personaalne. Siin on väike erinevus, et kui nüüd sa soovid tasuda arve alusel ja saadad emaili, siis need võivad siis olla kuni homse õhtuni tasutud, et seda erikingitust, eriboonust veel saada. Ma panen selle lingi ka siia chati meile, kes siin kohe tahaksid seda võimalust kasutada. jah, see on see, Aga te lööte e-poest, jah, e-poest saate selle teha ja ise saate valida, mida te tahate, sest seal on Montooniaga tehtud koostööleping ja on võimalik siis teha ka nii, et te tasute 111 iga kuu ja järgmises kuus, nii et see tegelikult peaks olema nagu kõigile võimalik. ja kui nüüd võtta siis seda, et teil on soodushind 333 eurot, siis see kingitus, mis täna tasudes saab, on 245 vist kokku oli, kui me arvutasime seda, mingi 250 eurot on juba see kingitus väärt. nii et tasub siis seda võimalust kohe kasutada. Ja arvestage sellega, kui te nüüd täna ei tasu, siis esmaspäeval on juba esimene sessioon. Ja sinnamaani siis kehtib ka see kood Triinu25. Lihtsalt siis ei saa kingitust kaasa, kui hiljem tasuda. Ja kui veel on liitujad esmaspäeval, siis on 4-4 ja siis see ongi see koht, et inimesed, kes tahavad veel tulla või keegi kutsub oma tuttavaid, mis iganes, et siis 4-4 jääb pärast samamoodi. Nii, ma olen ülitänulik, et te olete olemas ja tulite ja kuulasite meie lugu, mida me teeme, miks me seda teeme, nii et mul on ülihea meel seda kõike jagada, sest et kuna ma igapäevaselt teen samamoodi sessioone ja inimesed, kes minu juurde jõuavad, on muidugi väga keerulistes olukordades, et siis ma tahakski tegelikult jagada kõike seda, et inimesed ei peaks jõudma sinna keerulisse olukorda, sest ka mina ei olnud teadlik selleks, et tuleb tegeleda oma mustritega, sest ma ei saanud midagi aru, sest ma olin 40 ja mõtlesin, et ma elan täiesti õiget elu, aga tegelikult selgus, et ma ei näinud päris elu, ütleme nii, ma reaalselt ei näinud päris elu. Ja sellepärast ma seda kõike teengi ja kes tahavad 1-1 tulla, siis täpselt samamoodi on võimalus, minul on koduleht mõttemustritevägi.ee, valida ise sealt sessioon, kes tahab
kes tahab iseenda alateadvuse mustreid muuta, et olla ja olla teadlik, millistest mustritest sa oled, ja nende protokollid on mul olemas, et neid maha laadida. Nii, aga kui te tahate testida, siis see on see koht, et vaata, kas sa ulatad. Ja kui sa täna veel ei ulata, kas sa tahaksid seda teha? Kas sa tahaksid seda? Siis me kohtume kõik meistriklassis, sest üheskoos on seda lihtsam ja kergem teha. Uskuge mind. Sest ka mina tulin sealt välja, kus ma tulin, samamoodi mul oli grupp inimestega ja sealt välja üheskoos tulla, muuta oma elu on imeline. Nii, aga aitäh kõigile. aitäh ka minu poolt. Aitäh selle aja eest, mis te pühendasite iseendale, tulles siia Zoomi või vaadates siis seda järelvaatamisvideot. Aitäh.